aga mingime edasi. Meil on järgmine külaline tulemas sealt, ma ütleksin isegi legendaarne koolitaja Alex Ström. Tere tulemast! Tere sõber! Tere tulemast! Tere! Ma arvan, Alev, me ei eksi ja ei pane ka praegu... Ma arvan, me ei pane ka praegu mööda, kui me Tarmoga mõlemad pakume, et sa ei tule mitte lihtsalt söömast, sa tuled jälle kust? Koolituselt! Arvata oli. Ja on tore, et nii palju inimesi on ka siin koolitusel. Eelmisel koolitusel oli natuke vähem. Sinu koolid tänasel? Tänasel minu koolitusel. Keda sa koolitasid? Kus sa koolitasid? Mida sa koolitasid? Koolitasin ilmateadustajaid televisiooni. Oli palju kursuslasi? Üks pojaga. Maksis 2 eest? Maksis 1,5. Poeg sõi ainult praadi. Mul on alati lõuna ka pandud, nii et poeg sõi ainult praadi, muidu oleks ta magustoitu võtnud, oleks täis laks on. Milles see koolitus oli? Ilmateadet ennustada televisioonis, kuidas Ennustada või näidata? Ennustada või näidata? Näidata. Et oleks inimestel huvitav. Saame osta sellise pintsaku. See on ainult selline otsad väljas. Miks see selliseid pintsakuid on väga, neid ausalt ei toodeta, sest et enamik pintsakuid tehakse meestele, kellel on väga pikad käed ja väga madal laup, aga siin on vastupidi. Jaa. Ta ei oska sellele vastata. Aga miks peab olema just niisugune pintsak? See on mugav. Mis koht kõige mugavam on? See. Annab ergonoomilist liikumisvõimet. Ja sa saad näidata, et ida poolt tuleb madal lõhkond. Okläänes sajab vihma. Kus sul küünarnukk on? Tohib ma katsun? Ossa raks. Homme on 5 kraadi sooja. Nii. Aga kuidas on 8 kraadi sooja? 8? Jah. 8 kraadi. Aga kuidas on 8 kraadi külma? 8 kraadi on külma. Ja külma, jah. Nii. Mis see on? Miinus. Sõrmega nii, aga näitad nii. -8. -8. Aga kuidas on näiteks, kui sa seisad ilmakaardi ees ja sul on näiteks, oled jõudnud sinna, kus on soe ja tahad öelda näiteks 13 kraadi sooja. Siis tuleb mõlemad käed. 10. Nüüd? Ja siis 13 näitad 1, 2, 3. Aga kui on 29 kuni 39 kraadi? Kesk-Euroopas sooja. 29 kuni 39 kraadi. Näita ette. 20 on nii. 1, 2, 3, 4. See on 20. Nii. Ja siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Jaa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nii, aga mingem tänase põhiteema juurde, ehk siis näidete varal. Huumorikoolituse juurde, et kui nalja oodatakse, kui nalja ei oodata, alustame õigel ajal, lõpetame õigel ajal. Missugused on sellised tüüpilised situatsioonid, kui nalja oodatakse? No kui nalja oodatakse, siis on alati inimesed rõõmsad, juba naeravad. Aga kui nalja ei oodata? Nutavad. Või on tõsised. Aga kui nali on alustatud õigel ajal, siis on ta õnnestunud nali. Ma enne ütlen see, et on veel üks kategooria, mida teil siin ei ole kirja. Haige nali. Mis selle iseloomustav tunnus? No see on tunnus on see, kui lähed haiglasse ja kõik haiged tahavad nalja teha. Kuidagi lihtne. On jaa, aga reaalses elus ei olegi nii lihtne, kui sul tuleb kirurgia osakonnas kipsis käe, kipsis jalaga mees vastu. Ütlesin, kukkusin katuselt. Sa kui mõtled, et kurb küll. Hakkab naerma, ütlesin, ei kukkunud katuselt. Aknast kukkusin. Suur vahe. See on haige nali. On küll. See on väga haige.
me paneme selle see on pärast. just see, kui sa ise teed, eks ole. Ise teed haiget nalja. jah, Väga hea. Aga meil on üks slaid veel. Õigel ajal õiges kohas nali vist ei tohiks olla probleeme. See on selge, aga see on ajastamisküsimus. räägi parem sellest valel ajal vales kohas. No ütleme, ma näitan õigel ajal õiges kohas nali on see, et inimesed ootavad maal bussi, sa lähed bussipeatusse, ütled, täna jääb buss 20 minutit hiljaks. No. Aga buss tuleb täpselt. Kui rahvas ära läheb vahepeal. Jah. Sellest on kahju, siis ta jääb bussist maha. Aga Tal nali ei on... ole huumori veel. Ega sa igaüks tuleb, ütleb 20 minutit hiljaks, 20 minutit hiljaks. Sa kõik ei saa usk, kus sa tead, ega sa mingi ei tea, mis ei ole. Jah, aga valel ajal vales kohas tehtud nali. See kogemus mul on endal. Oli ükskord hilisõhtul. Olime Svenssoniga koos. Svensson on kes täpselt? Minu naaber Rootsis. Ja Eesnimi. Me oleme kuulnud kogu Svensson, aga tema eesnime me ei tea, sest ükskord ma võtsin kätte Rootsi telefoniraamatu Stockholmi linna oma. Ja seal oli 26 lehekülge Svenssoneid ainult. Ja, Sven. Svensson. Neid oli 26, milline neist? Sven Svensson, Gunnari poeg. Neid oli ka 2000. No ma ei tea, ta enam hüüdekaat on 5. Siis on teada. Siis on teada. Igatahes me Svenssoniga läksime ja mul oli üks Eesti sõber, oli siin, ma olin just arstidele andsin seda mis kurikuulsat, aga koolitust pese käsi, kirurg, seda koolitust ja tema oli üks Kas arstid said aru sellest koolitust? Arstid ei saanud algul aru, aga pärast said. Hakkasid kohe käsi pesema, ütlen, neid kogu aeg ei ole vaja pesta pärast. Ja siis oli üks sõber mul seal kursuse või seal koolituselt, tema perenimi on Pajupuu. Pajupuu. Mis teie eesnimi oli? Kas Sven vist minu meelest? Ikka. Kes siis veel? Kes siis veel, muidugi? Sven Paul Pajupuu. Sven Paul Pajupuu. Sven Paul Pajupuu ja me läksime kolmekeni Svensson, Pajupuu ja Ström. Pajupuu. Pajupuu. Läksime siis sinna öösel Koplisse Tallinnas. Seal ei tohi üldse hüüda Pajupuu. Sa ei saa oma sõpra nime pidi seal... Jah.